võttes sajuga ja märja rajaga, et kui keeruline olukord sinu jaoks oli kõik see mõelda ja ennast ringi äärata? No väga keeruline ei olnud vihmaste oludega harjuda, sest ma olen ikkagi nii kuivas kui ka vihmas alati päris kiire on ning sain suht kohe selle sõidu paika finaalis. Kõrvalt sa nagu domineerisid kogu seda noorteklassi terve päeva, et räägida enda vaates lahti, kuidas ta läks? No võib ka nii öelda, et domineerisin jah, et kiirus oli täna väga hea ning suutsin kõik oma sõidud võita ning finaal sai ikka päris pika puuga võidetud, et umbes 10 sekundit. Ma arvan, et vihmas sõitmise nipp oli see, et võtsin suht rahulikult, et ei laseks külge ette ja pikaks ning ma arvan, see oligi mu edu võtti. No esimene eelsõit oli stardis, käkerdasin natuke ära, et üks tegi vale stardi, saime kordusstardi ja siis käkerdasin ära, et liiga palju siin ratast ringi ei saanud väga hästi minema. See oli väike stardirüsalus ja sealt vist, ma ei tea, äkki jäin kohe teiseks ja siis sõitsingi nii kaua, kuni lõpuks lihtsalt ühes kurvis ei saanud auto bensiini kätte ja suri korraks välja, aga ei olnudki midagi. Lihtsalt tuli edasi sõita ja sealt tuli teine koht. Teises eelsõidus start oli enam-vähem täitsa. Seal ka väike rüselus ja terve sõidu suutsin hoida oma kohta ja hoidsin lõpuni välja esimeseks. Ja finaalis ei olnudki midagi, et vihm tuli maha ja tuli lihtsalt oma sõitu hoida ja tuli lihtsalt rahulikult sõita, et ei olnud vaja minna täiega panema. Kuidas see päev minu vaast läks, et üks asi, et sa sinna B-finaali üldse nagu jäid, et mis see lugu oli? Ei saanud jälle hommikul sõitma seda autot ja juhitavusega taas probleeme nagu esimene etapp. Aga siis enne vihma veel keerasime silda ja saime asjad jooksu. B-finaalis oli sul nagu kõrvalt tundus, et rütm oli kohe käes või kuidas? Ja eks see märjaga sõitmine mulle ka meeldib nagu iseenesest, et märjaga on kogu aeg hea olnud auto ja tõenäoliselt on liiga vedrustus, on liiga pehmega, sellepärast on märjaga parem, kui on kuivaga. Finaalis käis väga kõva madin kõigile kohtadele peale esimese. Sa lihtsalt läksid veest ära. Räägi natuke sõit lahti, et mis see nipp oli või kuidas sa natuke minema sai? Stardist läksime, vaatasin, jälle rivi tekib ja siis otsustasin, et lähen kohe jokkerisse, et äkki tagant tuleb ka keegi järgi, et siis saab nii-öelda uuesti alustada ja ilusti saingi rivile uuesti sappa kohe ja siis nad ükshaaval hakkasid jokkerisse minema ja oli nagu lihtne hoida vahet nii-öelda.